Lähme siis nüüd edasi ja tänase teema juurde. Nagu ma ütlesin, meie eesmärk on nüüd liikuda sellest eelmisel korral välja mõeldud tootest teenusest, arvestades neid sihtgruppe, keda me oleme siin silmas pidanud, siis hinnastamise juurde ja tasuvusanalüüsi juurde ja püüame siis teha siis ka sellise lihtsa eelarve. Nüüd nagu ikka, ma räägin kõigepealt taustaks pisut sellist informatiivset ja teoreetilist juttu, et mis siis üldse seda finantspoolt puudutab. Kõigepealt, kui me räägime üldse finantsplaneerimisest, siis tegelikult me räägime sellest, et meil on toode või teenus, mida me müüme. Selle toote või teenuse eest me soovime saada mingit hinda ja selle toote või teenuse müümiseks me teeme mingeid kulutusi. Ettevõtted tegelevadki kahe põhiasjaga. Nad püüavad välja mõelda, mis peaks olema toote-teenuse hind ja nad püüavad siis hinnata, millised on kulud selle asja tekitamiseks. Nüüd, kui vaadata, et kumb pool on lihtsam, siis tehniliselt võttes on lihtsam tuletada müügihind või siis panna paika näiteks see tulupool, ehk siis palju raha siis tuleb, teades enam-vähem oma mingisugust võimsust või võimalusi, teades turu suurust ja hinnates ka ära umbes, et mis on see hinnapiir, mida inimene on nõus maksma. Et me vaatasime siin, et statistika alusel, et eestlane toob, ütleme siin keskmiselt 100 ja peale eurot, eks ole, ühe inimese kohta. No me teame mingi indikatiivselt, et kuskil on ta rohkem ja kuskil on ta vähem. Ja tihtipeale on ka niiviisi, et kui ettevõte midagi müüb, toodet või teenust, siis tal tihtipeale ongi nii, et tal on üks toodeteenus, eks ole. Meil siin saab olla tegelikult neid toodeteenust mitu, neid pakette nii-öelda või saab olla mitu ja meie tooted-teenused olid ka teatavasti nimed, meil oli see, eks ole, pakett. Et kui me mõtleme selle peale, et meil on pakett, eks ole ju, mis sisaldas siis mingi erineva sorti teenuseid, siis meil on kaks varianti. Esimene variant on müüa paketti ja teine variant on müüa üksikteenuseid, eks ole ju. Et see teeb natukese võib-olla selle hinnastamise ja planeerimise keerulisemaks, et me ei tea täpselt, kui palju reaalselt müüakse sellist täispaketti ja kui palju näiteks inimesed on nõus ostma ainult majutust või toitlustust või mis iganes. Nii et natukese teeb see arvutuse kindlasti keerukamaks, aga kui ma nüüd jõuan teise asja poole, ma jõuan nagu kulude poole, see nii-öelda väljaminek, mis me peame tegema selleks, et seda tulu teenida, siis siin on asi isegi tihtipeale keerukam. Elu näitab praktikas elu näitab seda, et kui inimene, kes ei ole võib-olla väga tõsiteadlikult ja väga niimoodi matemaatiliselt välja arvutanud oma toote-teenuse pakkumiseks vajalikke väljaminekuid, siis ta võib arvata väga valesti. Ehk siis ta arvab, et minu kulud on umbes sellised ja ma müün seda toodet umbes sellise hinnaga, küll ma siis sealt kasumit ka teenin. Ja väga tihti see arvamine on suhteliselt nagu vale. Et kui me hakkame sinna juurde panema kõiki muid kulusid, mis me siit välja võlume, siis me näeme tihtipeale, et ettevõtja juba eos töötab kahjumiga. See tähendab, et me peame teiega nüüd edaspidises töös mõtlema loomulikult nii tulude peale, aga me peame mõtlema ka kulude peale. Ja neid kulusid, paganamaid, on ettevõttes tihtipeale palju rohkem, kui esmapilgul näib, või ütleme teistpidi, et kui keegi toodab seda pliiatsit, siis see toode ongi ainult see pliiats, aga selle pliiatsi tootmiseks vajalikke kulusid on oi kui palju. Need ridu tuleb ilmselt hästi palju. Sellepärast ma teile räägin ka natukese rohkem just nimelt kuludest ja kui me hakkame tegema arvutusi, siis need arvutused kõik baseeruvad ka just nimelt sellele, et me peame olema suutelised välja mõtlema nii-öelda selle või siis välja tooma ja välja arvutama just selle kulude poole. Et mis asi see kulu üldse on? Kuluks nimetatakse kõige lihtsamas mõttes siis mingisugust ressurssi, mis tuleb loovutada ja sel ressursil on mingi maksumus. Ehk siis ressurss, mida on vaja selleks, et toodet-teenust pakkuda. Ressursid on tavaliselt missugused? Füüsilised ehk materiaalsed ressursid, eks ole ju. Kõik, mis puudutab füüsilisi asju. Masinad, seadmed, rajatised, esemed, kõik need asjad. Teine oluline ressurss on inimesed ehk tööjõud ja siis tulevad juba sellised ressursid nagu raha, mida on vaja ka, ehk raha on ka ressurss, raha on vaja tihtipeale laenata ja siis võivad olla veel mingisugused muud ressursid, mille hinda on võimalik määrata, näiteks nagu informatsioon, ka see on ressurss, ka sellest tuleb maksta, näiteks, et keegi peab kokku panema mingi andmebaasi
keegi peab tegema ära mingisuguse muu töö. Keegi peab näiteks uurima välja, kui palju on kuskil piirkonnas või X riigis kasutajaid, potentsiaalsed või tarbijaid. Nii et need on ressursid. Ehk siis kulu on see raha, mida me maksame nende erinevate ressursside eest selleks, et me saaksime hakata siis tulu teenima. Ütleme siis niimoodi, et meie eesti keeles oleme harjunud kuluna nimetama kahte sorti asju või ütleme, et kõik asjad on kulu. Inglisekeelses terminoloogias tehakse vahet kahesuguse kulu vahel. Ühed kulud on need, mis tehakse korra ära, nagu näiteks ostate paberit või ma ei tea, ühekordseid nugekahvleid, need kasutatakse ära, need lisatakse minema, neid rohkem ei kasutata. Need on kulud, mis nii-öelda lähevad kohe igapikku. Ja teine osa kuludest on sellised nii-öelda jätkuvad kulud, mis siis osalevad ettevõtte majandustegevuses pikema vältel, mida me nimetame tavaliselt põhivaraks. Ehk siis nende arvutusel on erinevad põhimõtted ja neid käsitletakse ka erineval moel, et kui keegi ostab teist paadi, siis see paat ei lähe ju kohe kulusse, on ju. Paat osaleb tulu teenimisel päris pika aja vältel. Järelikult kulu on ta ikkagi, aga tema mõju ettevõtte tulu teenimisele on teissugune, kui te ostate näiteks üheks toituskorraks süüa või me ei tea, ühekordsed nugekahvleid või kätepaberit, eks ole. Olulised mõisted, mis me peame teadma, et selleks, et teha arvutusi, on järgmised. Kõigepealt esimene mõiste on kuluobjekt. Kui me nüüd hakkame teiega toodet-teenust siin kalkuleerima, siis me peame mõistma, et iga kord, kui me teeme mingeid arvutusi, me peame kokku leppima, mis asi on kuluobjekt. Kuluobjekt on kas mingi sündmus, toode, teenus, inimene, osakond, firma, ese, ükskõik mis asi. Me võime kuluobjektina käsitleda ühelt poolt tervet Viinistu piirkonda või Lahemaad ja me võime kuluobjektina käsitleda ühte konkreetset teenust, näiteks paadi renti või näiteks majutusasutust või ühte toitlustust, eks ole. Vastavalt sellele me hakkame arvutama siis, kui palju võib minna maksma kas meie üks pakett või ühe paketi sees olev teenus. Nii et kõigepealt alati tuleb iseenda kokku leppida, mis on kuluobjekt. Ja siis me hakkame need kulusid sinna peale konkreetselt kandma. Teine mõiste, mis on oluline, on kulukäitur. Kulukäitur on üks mingisugune sündmus või protsess, mis kutsub esile kulude suurenemise või vähenemise ehk kulude muutuse. Ehk siis loogika on selles, et kui näiteks me hakkame siin teiega nüüd ütleme näiteks, ma ei tea, toitlustust pakkuma või tegema mingisuguseid giidiga tuure, siis kuluobjektiks on see ese või asi või toiming, mille lisandumisel hakkavad kulud kasvama. Ehk siis, lihtne näide on, et kui me mõtleme, et kui palju võiks meil maksma minna näiteks gruppide toitlustamine, siis gruppide toitlustamise lõpphind sõltub inimeste arvust. Mida rohkem inimesi tuleb, seda rohkem me peame ostma sisse toitu, mida neile pakkuda. Järelikult kulukäituriks on inimeste ehk siis osalejate ehk turistide arv. Ja kulukäiturit meil on vaja teada siis, kui me hakkame arvutama erinevat liiki kulusid. Ja kolmas asi on kululiik, mis meil on ka oluline teada. Ja kululiik on siis selline nii-öelda kulude grupeeritud jaotus mingite kindlate tunnuste alusel, mille alusel meil on võimalik hiljem siis teha siis analüüsi, arvutusi, planeeringuid ja leida siis ka seda, et kas asi tasub ära või ei tasu ära. Et need on nagu sellised põhilised ja kõige olulisemad mõisted, mis meil kindlasti vaja on. Kuidas ettevõttes kulud kujunevad? Me võime öelda, mitte ettevõttes, nimetame organisatsioonis. Et kui me peame organisatsiooniks näiteks, kas praegu, me võime näite tuua, meie seda grupeeringut, kui nii võib öelda, kes me siin ära koos oleme, ja kui me kõik koos oleme näiteks selle grupeeringu või selle organisatsiooni või selle liikumise liikmed ja igaüks saab siit tulu, aga igaüks panustab ka, eks ole ju, siis me võime olla üks organisatsioon. Üks organisatsioon võib olla ka teist keegi konkreetselt, kes näiteks on ühe teenuse või ühe tootepakkuja või kompleksteenuse pakkuja. Aga põhiliselt koosnevad need kulud siis selliselt, et kõigepealt on olemas mingid otsesed kulud, mis on seotud otseselt teenuse või tootega. Kui me võtame näiteks nüüd ühe turismitalu näiteks või majutusasutuse, siis mis on selle majutusasutuse otsekulud? Otsekulud on need kulud, mis ta teeb vahetult selleks, et seda konkreetset majutust pakkuda. Näiteks, kui tal on majutuse sees ööbimine pluss söök, siis otsekulutused on kõigepealt kulutused söögile, eks ole ju, ta ostab süüa,
selleks, et inimesed saaks süüa, ta ostab kohvi, tal on otsekulud näiteks voodiriiete, ma ei tea, pesu, rätikute pesu, koristus, midagi taolist. Kui ta ei paku mitte ühelegi inimesele mitte ühtegi teenust või on madal hooaeg, siis otsekulud võivad olla nullilähedased, kui mitte null ise. Ja mida suurem on siis külastajate hulk või mida suurem majutuste hulk, seda suuremaks lähevad meil otsekulud. Ja otsekulud sõltuvad siis eelkõige just nimelt sellest mõistest, mille nimi oli kulukäitur, ehk siis see protsess või sündmus või tegevus või inimeste hulk, mis seda kulu hakkab suurendama. Ja nüüd otsekulude arvutamine on selles mõttes tihtipeale keerukas, et noh, kas teil on kellelgi kogemust näiteks toitlustusasutuses töötamises? Siis sa kujutad ette, kuidas näiteks, kui keeruline arvutada välja ühe prae oma hinda. No see on natuke teine metoodika, aga põhimõtteliselt küll, jah. Jah, see ei ole lihtne, kui sa ei ole varem üldse tegelenud. Eks ole ju? Ehk siis sa pead arvutama välja sisult mitu pakku, kui sa paned ühele praele 3 kartulit, 1 tüki liha, 2 viilu kapsast ja 4 kurgiviilu, sa pead tegelikult täpselt teadma, kui palju need kurgiviilud maksavad, kui palju see kapsas maksab, kui palju see kartul maksab. See on tegelikult, see on lihtne. Teine asjandus, mida praegu sai käsitlema. Jah. Vesi, elekter, Sinna ma jõuan alles, ma ei ole veel rääkinud sellest. Jah. Ehk siis ütleme, sinu jaoks on lihtne, minu jaoks on ülikeerukas, sest mul pole kogemust, mõistad? Sa saad nagu tegelikult hinna, aga need on küsimused, mis hinnaga on müümine, eks ole. Sa saad tegelikult lihtsalt ainult selle hinna, mis see tooraine maksab, see taldriku peal. No ma tean, ma arvutan ta välja, kui ma ostan kilo kartulit, et mitu praadi ma saan, muidugi ma saan selle välja arvutada, jaa. Aga jällegi, rõhutan, et minu praktika näitab, et toote-teenuse hinnastamisel tihtipeale ei osata näha kõiki elemente või neid elemente ei võeta õigesti arvesse või neid arvutakse valesti, eks ole. Nii, ja nüüd tulebki järgmine tegemas, on siis põhitegevus üldkulud, ma jõuan sinna, mis sina tõid need samad elekter, kanalisatsioon ja vesi. Et kui mul on see turismitalu, oletame näiteks, eks ole ju, ja mul on seal nüüd, olen ootel, siis ma hoian maja soojas, eks näiteks, toome näite, kütan seda. Mul on mingi elekter, kuskil midagi põleb, eks ole, mul on mingi vesi kuskil. Need on kõik sellised asjad, mida nimetatakse põhitegevus üldkuludeks, mida ma pean katma kas näiteks sõltumata isegi sellest, kui palju mul elanikke seal on vahepeal, või ma pean niikuinii, ma tean, et see inimene tuleb, ma ei saa talt küsida, ma panen ju veemõõdikut peale. Aha, sina kasutasid täna öösel 3 kanti vett, järelikult ma panen sulle arvele selle 3 kanti otsa. Mitte kunagi nii ei tehta, on ju niimoodi. Sa pead lihtsalt jämedalt piltlikult arvestama, et mingi osa sellest veekulust peab see klient ju katma, eks ole. See tähendab seda, et meil on sellised põhitegevuse üldkulud, mis üldjoontes jällegi on suured siis, kui toodet osutatakse ja võivad olla väga väiksed, kui mitte null, kui teenust üldse osutada. Võivad olla, aga ei pruugi. Sest elektrist maksame ka siis, kui ühtegi inimest ei käi. Võrgutasu maksame ikka, eks ole. Nii, ja peale selle on sellele ettevõtte organisatsioonil veel mingid kulud. Võtame jälle selle majutusasutused. Mul on kulud, eks ole, toitlustamisele, majutusele, siis on sama vesi, kanalisatsioon, elekter, maamaks ja ma ei tea, mis veel. Ja peale selle on mul näiteks võib-olla vaja ise endale palka veel maksta. Mul on auto, millele isikut ma maksan. Mul on internet, millest ma maksan. Mul on telefon, millest ma maksan. Mul on võib-olla palgal veel mingi inimene, kellele maksan palka. Ja kõik seda palka maksame ka siis, kui ühtegi tarbijat näiteks ei ole. Neid nimetame siis organisatsiooni üldkuludeks. Ja kui me niimoodi kihilt need kulud kõik kokku liidame, siis me saamegi kõik kulud kokku, mis meil on vaja katta. Ehk siis kui me hakkame nüüd müüma midagi, siis me peame oskama arvutada, et mitu toodet teenust või mitu tarbijat, mitu klienti peaks mul käima perioodis, et nad vähemalt mu kulud nulli suudaksid teha, eks ole. Ja kui see number tuleb utoopiliselt suur, siis ma pean vaatama, et kas mul on midagi valesti või ma üldse ei tasugi seda äri ajada. Kui see number on väga väike, no siis on väga tore, eks ole ju. Nii et ka meie teiega tegelikult, mida me teeme pärast lõunat, hiljemalt hakkame need kulusid niimoodi jupi haavalt kirja panema, mõistmaks siis, et mis see ühe teenuse või toote või paketi hind siis ka nagu kujuda saab. Nüüd selleks, et seda kõike teha, et seda sama asja siin teha niimoodi, me peame tegelikult, või ettevõte, mida teevad? Iga ettevõte teist, kui ta on vähegi kas FIE või OÜ või minu pärast või aktsiaselts, peab, eks ole, ühelt poolt tegema kohustuslikku raamatupidamist, aga teiselt poolt, kui te olete ettevõtja ja isegi kui see raamatupidamine on teil selline, vähemamahuline või väiksemahuline, et ei pea nii hullustele tähelepanu pöörama, siis igal juhul, ühele või teisel juhul, ettevõte peab endale looma mingisuguse põhimõtte, kuidas ta mõistab ja saab aru, mismoodi üldse tema ettevõtte finantsseisund välja näeb ja kujuneb.
ja nagu ma ütlesin, väga sageli on niimoodi, et ettevõtte tulude kirjapanemisel ja tulude analüüsimisel ei ole see väga keerukas, sest et tulu on asi, millega me tegeleme niikuinii päevast päeva ja tihtipeale tuludega on ka see asi, et tulud ei sõltu alati meist endist, vaid tulud sõltuvad turust, nõudmisest, hinnast, majandusseisundist, millest iganes. Aga kulude pool on see, mida me saame kontrolli all hoida, kulude rida on tihtipeale palju rohkem, kulude käitumist me saame kontrollida ja kulude kontrolli all hoidmine saab mõjutada meie finantsseisundit. Ja selleks seda kõike teha, siis ettevõtted, väiksemad ja suuremad, loovad endale sellise mingi põhimõttelise süsteemi, et kõik tegevuslikud kulud, mis meil on organisatsioonis, need tuleb kuidagi grupeerida. Sellepärast, et see grupeerimine annab meile siis sellise ettekujutuse üldse, et mis liigi kulud meil on, kui suured need kulud on ja nüüd siis me saame peale vaadata, et kas me peaksime midagi vähemaks muutma, võtma, kas äkki millestki saab loobuda. Nagu me teame alati, et kõiki asju ei pea ise tegema, üht-teist saab ju ka sisse osta ja ongi küsimus, et kas ma peaksin näiteks ise ma ei tea, koristama oma elamist või palkan koristaja, eks ole, kumb tuleb soodsam, kumb tuleb kindlam, toome näite, eks ole. Või et kui ma näiteks mõtlen, et ma elan siin samas merekaldal näiteks ja mul on siin lahe turismitalu, mõtlen, et ta paneks paadi ka käima. Ja kui ma ühel hetkel teen arvutuse, et ma ostan paadi, mul on seal mootor, kütus, hooldus, ülevaatus, ma ei tea, mis kõik padeain veel, ja siis ma vaatan, et see on nagu nii suur kulu ja peavalu, et miks ma pean seda tegema? Äkki ma ei tee seda, vaid mul on naabrimees, kel on paat ja ma iga kord ostan tema käest seda renditeenust sisse ja on palju muretum ja palju vähem kulusid näiteks. Sellepärast, et seda kõike mõista, kasutatakse siis sellist tegevust ettevõttes, mida nimetatakse kulude liigitamiseks. See on siis teatud mingitel kindlatel alustel kulude loogiline grupeerimine erinevate tunnuste alusel. Ja seda kasutatakse selleks, et kõige lihtsamalt, et ettevõte, kes peab tegema raamatupidamist, tal peab olema omal mingi süsteem, et kuidas ta need kulud siis raamatupidamise aruandesse kirja paneb, kuidas ta aastaaruannet koostab. Lisaks, mis meid huvitab, on see, et me saame sellega hinnata varusid, varasid, protsessi, oma hinda, planeerimist, otsuste vastuvõtmist. See on meie jaoks palju tähtsam praegu. Et me ei tegele siin praegu üldse raamatupidamisega, vaid meie kulude liigitamise mõttes püüame siis hoopiski mõista, et millist mõju need kulud avaldavad meie põhitegevusele. Ja kulude liigitamisel on tegelikult hästi palju variatsioone, aga mina toon välja 3 põhilist, mida kõige rohkem siis ettevõtted kasutavad ja mida meie ka saame siin kasutada. Et esimene selline põhimõte kannab siis nime kulude kirjeldamine kuluobjektile. Selle nii-öelda liigituse printsiip on see, et kulud jagatakse 2 gruppi, otsekulud ja kaudsed kulud või otsesed kulud ja kaudsed kulud. Ehk siis otsesed kulud on need kulud, mida ettevõttel on vaja teha selleks, et otseselt teenust või toodet müüa või teenust osutada, toodet müüa. Need on kõik materjal, igasugused otsesed tööjõukulud, kõik sellised otsesed kulud, mis sõltuvad konkreetset tootest teenusest ja tihtipeale ka millede nii-öelda suurenemine või vähenemine on sõltuvuses siis müüdud toodete või teenuste tükkide arvust. Tavaliselt, veel kord rõhutan, kuuluvad otseste kulude hulka, mida ettevõtte kõige rohkem peab arvestama, siis vahetult teenusega seotud kas siis materjalid või sisseostetud teenused, inimesed, kes otseselt seda teenust toodet osutavad ja siis ka veel nii-öelda kaasnevad mingisugused sellised, nagu ütleme, kas siis kommunaalkulud nagu meie näites või needsamad mingid paadikulud või mingid muud sellised asjad, mida ma pean tegema sellepärast, nad on otseselt vahetult seotud minu tootmise ja teenusega. Ja kaudsed kulud on siis need kulud, mis nagu meie mõistes on ettevõtte üldised kulud, et mul on, eks ole, nagu ma ütlesin, raamatupidajale maksan palk või raha näiteks või palka, eks ole, ostan teenust, mul on vaja iseenda näiteks palka maksta, mul on vaja oma auto kulusid katta, mul on vaja mobiiltelefoni ja interneti kulusid katta. Need on nagu sellised kaudsed kulud, mis ei ole otseselt seotud teenuse tootega, aga mida ma ikkagi pean tegema selleks, et üleüldse oma ettevõtet pidada. Ja on olemas ka selline liigitus nagu liitkulud, kus siis on midagi on otsest ja midagi on kaudset, aga see meie puhul võib-olla tule nii palju otsed ja kaudsed kulud on üks selline kõige levinum viis, mis siis toimub
Ehk siis see on esimene liigitus. Teine liigitus on kulude seos tegevusmahuga. Ja need on kulud liigitus muutuvateks ja püsivateks kuludeks. Ja meie seda kululiigitust käsitleme kõige rohkem. Mis asjad on muutuvad kulud praegu mulle teie? Just teenuse või toote mahust, eks ole. Ehk siis öeldakse nimelt, muutuvad kulud on need kulud, millede kogu summa suureneb või väheneb vastavalt siis teenuse või toote mahule. See võib sõltuda just nimelt sellest samast kulukäiturist, eks selleks on siis need samad tooted või tarbijad või tükid või tunnid või kilomeetrid või liitrid või siganes. Nüüd meie, juba rõhutan ette, hakkame osutama kõige rohkem just nimelt sellist asja, nagu seda on muutuvate ja püsivate kulude jaotus. See on kõige lihtsam. Ja seda on kõige lihtsam aru saada ja meie hilisemad arvutusmeetodid siis ka baseeruvad sellel samal muutuva ja püsikulu põhimõttel. Et siis muutuvad kulud tavaliselt, need võivad olla mis iganes asjad, aga nende peamine eripära on see, et kui ma ei osuta mitte ühtegi teenust või ma ei müü mitte ühtegi toodet, siis minu muutuvad kulud on null. Näiteks, kui mina olen toidupood, siis minu muutuvaks kuluks on selles toidupoes müüdav kaup. Ja kui ma ikka ei müü, panen talveks poe kinni, ma ei müü ühtegi leiba, saia, piima, vorsti juhtu, mitte midagi ei müü, siis muutuv kulu on null. Küll ja valas püsikulud, just, eks ole. Nii, ja siin ongi kõik öeldakse, et kõik see, mis ei ole muutuv, on püsiv. Nii lihtne see ongi. Aga öeldakse veel selline mõeldus, et pikas perspektiivis ettevõtte ja kõik kulud muutuvad. Palgad muutuvad, eks ole, rendid muutuvad, maksud muutuvad, kõik võib muutuda. Aga nüüd, mida meiega teeme ja mida ettevõtjad teevad, on see, et võetakse üks periood, üks aasta. Ja eeldatakse, et ühe aasta lõikes mingid kulud jäävad siiski enam-vähem fikseeritud. Näiteks, kui ikkagi te maksate püsivalt palka kellelegi ja te teate, et laias laastus aasta jooksul see palganumber ei muutu, võt siis te ütlete, et see palk on püsiv kulu. Eks ole. Aga pikas perspektiivis ta muutuvad. Kuidas on kommunaalkuludega? Elekter, vesi, ma ei tea, mis on veel kuuluvad, kütte, on nad muutuvad või püsivad? Sõltub ajamist. Nii? Teisisõnu, kütte samamoodi, sõltub külm on sul väljas. Sa võid arutada mingi aasta keskmise välja, kui sa tahad kandmise püsikogus teha. Nüüd ma küsingi, et kui nüüd me siin praegu rendiruumi. Nii, kui ma nüüd panen selle tule panema, kas siis selle elektrikulu sõltub sellest, et siin on 2 inimest juures või sõltub? Ei sõltub. See sõltub üle mudelist. Ei, see on püsikulu. Igasugune selline elekter, kütte on püsikulu. See radikas kütab siin niikuinii sõltub sellest, kas nüüd 1 koolitatav või 100. 100 kui ilmselt tehakse kokku lahti. Kui aga me siin ruumis näiteks suitsitame ka, kasutame selleks, ma ei tea, mingisugust asja. Ma ei tea, mida me kasutame, puitu näiteks või kütet või näiteks, ma ei tea, elektriga teeme midagi tööd. Ja kui me toodame rohkem, mille peale elektrit kulub rohkem, siis võib elekter olla muutuv kulu. Vaadake, kui te teete oma eelarve, siis te harilikult ju panete oma elektri ja küttekulud aset ühe reaga kõik lõpuni ära, palju niimoodi. Seda teetegi sellepärast, et enam kujutate ette umbes, mis siis, et elektri kasutus aastas muutub ja elektri hind ka muutub, aga ta ei sõltu mahust ja suurusjärk on sama. Nii et näiteks elektrikulu võib vabalt olla või küttekulu võib vabalt olla 2 liiki kulu. Ta võib olla vahetu otsene kulu, mida me teeme selleks, et toodet osutada ja siis ta on muutunud. Aga ta võib olla ka see, et ongi mul lihtsalt, et oleks tank oleks ruumiseks vaja, mis ei sõltu tootmisele, siis on ta püsikulu. Nii, ja 3. liigituse alus on siis nii-öelda funktsionaalne liigitamine. Mul on see tootmise ettevõte ja me võime selle tootmise asendada sõnaga teenus, teenuse ettevõte. Ehk siis need on siis kulud, mida jagatakse siis tootmise ja mittetootmise vahel. Et tootmiskulud ehk teenusekulud on need kulud, mida vahetult tehakse selleks, et osutada teenust või valmistada toodet. Jällegi materjal, tööjõud, kõik muud asjad. Ja teine on siis mittetootmiskuludes kõikidele kaasnevad kulud. Nagu te aru saate, kogu see põhiline 3-astmeline või 3 põhigruppi kulude liigitus
räägib ikka samamoodi kogu aeg ühest samast asjast. Ehk siis piltlikult ühte gruppi me paneme kõik, mis puudutab toodeprotsess, toode või teenus. Kõik see vahetu, eks ole. Ja teine on siis kõik siin ümber kaasnenud. Et selleks, et üldse toodet pakkuda, meil on vaja mingit infrastruktuuri, meil on vaja mingit töötajad, meil on vaja mingisuguseid asju. Ja see kõik on siis kas on kaudne kulu, muu püsiv kulu või mittetootmiskulu. Jutt käib ikka samast asjast, eks ole. Ehk siis väga palju võssa me ei pane, kui me ükskõik missugust kululiigitust kasutaksime, kas siis otsest, kaudselt, püsivat, muutuvat tootmist, mitte vahet ei ole. Lõpptulemus on ikka see, et meil on vaja mõista, et kulud jagunevad laialt laastus kahte gruppi. On nii-öelda püsivad backup kulud, mis on kogu aeg olemas, mida peab katma ka siis, kui ühtegi teenust ei müü. Ja on need kulud, millede suurus hakkab kasvama siis, kui toimub kõrguaeg ja vastupidi, mis langeb siis, kui on madalaum. Nii et siis tegelikult me võiksime öelda nii, et meie kulud sisuliselt võiksin välja teha visuaalselt umbes sellised. Et kui ma teen siia sellise aastase telje, niimoodi, see on siis siin üksele eurodes, mis on aeg, siis me võiksime öelda niimoodi, et meil on mingi osa püsikulusid, mis jooksevad läbi aasta. Ja siis meil on mingi osa kulusid, mis sõltuvad näiteks siin kõrghooajast ja madalhooajast, eks ole. Nii et need on nagu siis püsivad kulud ja need on siis muutuvad kulud. Ja kogu summa kuludel on ikka püsikulud, ikka muutuvad kulud, eks ole. Aga probleem on selles, et püsikulud tuleb katta ka siis, kui müügihooaeg on madal ja siis tulebki mõelda, et kas me siis katame seda selle arvelt, millal me teinekord juurde müüme või on mingi muu kolmas variant. No ma kasutasin väga lihtsalt varianti öeldes, et me suudame olla muutuvate kuludega. Tavaliselt on nii, et kui hooaeg on madal, ühtegi teenust ei müüda, siis muutuv kulu on 0 ja jääb ainult püsikulu järgi. Ja nüüd, kui ikkagi ettevõttel on liiga sesoonne tegevus, siis tal on variant A lihtsalt viia püsikulud allapoole. Et meil see aastane püsivate kulude voog on pisut väiksem ja muutuvad kulud, need on niikuinii tulevad vastavalt selle palju me toodet teenust kasutame. Kui me vaatame ärimudeleid üle ilma laiali, siis me võime näha, et on näiteks sellised ettevõtteorganisatsioone, millede muutuvad kulud kas peaaegu puutuvad või on väga väikesed. Ja vastupidi on selliseid ärisid, milles muutuvad kulud on, no ma ei ütle, et nad rohkem on kui püsivaid, aga nende struktuur on kindlasti hästi palju, mis on keerulised. Igasugune tootmine, igasugune näiteks toitlustus ja selline business, seal on hästi palju muutuvaid kulusid. Mina vaatan näiteks enda koolitusäri, mul peab üldse pole muutuvaid kulusid. Põhimõtteliselt peab üldse. Ainuke on see, et kui tulen siia täna, ma maksan kütuse eest. Kui ühtegi koolitust ei tee, siis kütuse eest ei maksa mitte midagi. No siis ole vaja sõita kuskil. Teen rohkem koolitusi, käin rohkem üle Eesti, siis kütuse kulu kasvab, eks ole. Noh, ja võib-olla nipet-näpet veel. Aga põhiliselt on kõik püsikulud. Maksan neile püsipalka, sul on vaja auto üle pidada, sul on vaja kontor üle pidada, sul on vaja see telefon üle pidada, need on kõik püsikulud, eks ole. Arvutus on hästi lihtne, jube lihtne. Liidad oma kuus kokku ja vaatad palju müüb. Aga kui sul tulevad juurde muutuvad kulud, siis arvutusskeem muutub pisut raskemaks või keerulisemaks. Me siis sellist asjast, mille alusel me hakkame seda arvutust tegema. Selle asja nimi, mida me nüüd teiega hakkame rakendama, on kulu-maht-kasumanalüüs. Ehk siis võtame ühe meetodi, mille alusel me saame arvutada välja nüüd järgmise asju. Ehk siis nii nagu see nimigi ütleb, see on üks selline analüüsimeetod, mis siis lähtub müügimahu, kulude ja planeeritava kasumi omavahelisest suhtest. Ja mis me siis saame siin arvutada on see, et me saame leida siis näiteks, kui mitu paketi toodet või teenust peab müüma mingis perioodis, et olla omadega nullis, või mitu paketi toodet teenust peab müüma, et saada mingit kasumit, või milline peaks olema minimaalne müügihind, millega olla nullis antud tootmismahu pealt, või kui palju me saame näiteks lubada endale kulusid, soovides müüa toodet mingi hinnaga ja mingis koguses. Ja me saame siis kasutada seda sama meetodit, teha siin igasuguseid ristipõiki arvutusi selleks, et siis jõuda siis lõpuks selline välja, kuhu me tahame välja jõuda. Seda rakendataksegi kõige rohkem hinnakujunduses, kulude struktuuri planeerimisel, mahu planeerimisel ja kasumi planeerimisel. Nii et see meetod on selles mõttes üsna universaalne.
Me teeme praegu sellised mööndused. Kõigepealt, nagu me ütlesime, me arvutame kõiki asju ilma käibemaksuta, nii nagu raamatupidamises kombeks, et nii tulud kui kulud võtame ilma käibemaksuta. Edasi me käsitleme vaid ühte teenust või toodet. Teeme selle lihtsama, meil ongi üks teenustoode praegu. Ja kolmandaks on see, et nagu me ütlesime siin eelnevalt kulude liigitusel, et me jätkame seda sama muutuvate püsivate kulude kontseptsiooni. Et meil on juba kulud niimoodi liigitatud ja siit me saame edasi liikuda. Nüüd mõned olulisemad mõisted. Kõige tähtsam, üks kõige tähtsamaid asju, mida me peame siin leidma, kannab nime kasumi läbi. Kasutatakse ka mõistet nullkasumi piir, break-even point, mis ta veel võib olla, tasuvuspunkt, erinevad sorti selliseid mõisted on. Mina kasutan mõistet kasumi läbi kõige rohkem. Kasumi läbi on selline tootmis- või teenuse maht, mille puhul ettevõtte ette antud ajaühikus katab ära kõik kulud, kasumit ei saa, kahjumit ka mitte. Seda võib öelda siis niimoodi, et sama näite võib tuua, et kui me teame, meil on mingi hulk muutuvkulusid, mingi hulk püsikulusid, siis selle sama meetodi alusel me peame öelda, et me saame leida nullhinna. Nullhind on see hind, millega on kaetud kõik kulud, kasumit veel ei saada. Ehk siis, kui kasumi läbi on välja arvutatud, siis kui ta on tootmismahuna arvutatud või teenuse mahuna, siis see tähendab seda, et kui me müüme nüüd ette antud piirist ühe teenuse rohkem, siis hakkame juba kasumit teenima. Või et kui me müüme seda mingi nullhinnaga ja lisame hinnale mingisuguse protsendi otsa, siis me hakkame kasumit teenima. Sest vaadake, meie see loogika on see, et kui meil on püsivad kulud ja meil on muutuvad kulud, siis kõigepealt me peame müüma nii palju, et katta kõik püsivad kulud ära. Aga me teame ka seda, et iga teenusega, mille me müüki paneme, automaatselt kohe kaasneb mingi hulk muutuvkulusid ka. See tähendab, et see kogus, mida me peame müüma mingisuguse planeeritava hinnaga, see kogus peab olema nii suur, et hinnas sisalduvad juba püsikulu kaetus ja iga toote muutuvkulu osatähtsus samamoodi. Nii et seda nimetatakse siis kasumi läveks, seda kasumi läve saab leida siis kas summana, ehk siis müügikäibena, et näiteks küsimus võiks olla selline, milline peaks olema meie kuine käibe, et me oleme omadega nullis. Siis saab seda arvutada tootmismahuna ehk tükkidena, ehk me saame küsida, mitu paketti peab müüma perioodis, et olla omadega nullis, näiteks kuus või aastas, eks ole. Ja kolmas, mida veel leitakse, on siis selline asi nagu kasumiläve määr või piirkasumi määr õigemini, ehk siis see on teatud mõttes nagu selline siis protsendiline suhe. Ja siit tuleb teine mõiste, mille nimi on piirkasum, et piirkasum on siis see kasum, mis saadakse siis, kui ettevõtte müügihinnast lahutatakse või müügitulust lahutatakse kõik otsed muutuvkulud. Ja põhimõtteliselt siis ongi niimoodi, et kui me räägime sellest nullkasumist, siis see sama kasumi või see piirkasum, ehk siis see on hinna ja otseste muutuvkulude vahe peab minimaalselt olema sama suur, kui on püsikulud, siis me oleme nullis omadega. Kui me seda piirkasumi summat ei suuda saavutada vähemalt nii suurt, kui on püsikulud, siis on kas kogus väike või hind madal. Nii et tegelikult, ühesõnaga, meil on alati kaks asja. Me peame kõigepealt oskama leida seda tasuvuspunkti ja siis mõtlema, et kuidas tasuvuspunktist edasi minna. Ja on alati kaks varianti, eks ole, kasumi saamiseks. Kas tõsta hinda või suurendada kogust. Kolmas variant on muidugi alati viia kulud alla. Aga kulud alla viimine tihtipeale võib hakata kahjustama teenuse kvaliteeti. Ja siis me ei saa sama teenust enam pakkuda. Nii et selleks, et pakkuda seda teenust, mida me oleme kokku leppinud, meil ongi kaks varianti. Suurem kogus või kõrgem hind. Ja nüüd jällegi ei ole olemas sellist nagu õiget universaalset lahendust öelda, et on see õige, sest et see sõltub hästi palju teenusest. Võib-olla näiteks meie puhul kogust on päris raske suurendada, aga äkki hinda on võimalik tõsta. Mõne teise asja puhul, ma ei tea, keegi müüb leiba, saia, vorsti juustu, võib-olla hinda ei ole võimalik tõsta, sest hind on turupõhine väga rangelt paigas ja see on konkurents paneb selle paika, aga me saame kogust suurendada. Laieneme turgudele, müüme suuremas koguses, teeme erinevaid sortimente. Meie täna ilmselgelt oleme hästi palju hinnas kinni. Ma pakun välja. Sest kogust, kuidas ikka kogust suurendad, kui sul on, ütleme, esiteks on piirkondlik ehk geograafiline nagu paiknemine ja teiseks tõenäoliselt on ka, eks ole, mingisugused
tootmisvõimsus on piiratud, me ei saa tuua siia, nagu me siit veendusime, et meil on kooliõpilasi on küll mitukümmend tuhat, iga päev käib see ringi sadu õpilasi, aga noh, saate isegi aru, et see ei ole üldse realistlik, kui kõik nad tahaksid näiteks kogu teenuse paketti kasutada. Me peaks ehitama siia terve spaade rivi, et kõik need tuhanded inimesed ära majutatakse, see ei ole realistlik. Nii et meil ilmselt selle näite puhul ma arvan, et seda tootmismahtu väga isegi tõsta ei ole võimalik, vaid pigem mängida hinnaga. Nii, ehk siis see on siis nagu see põhiprintsiip. Nüüd ma võtan siit ette kohe selle valemi ja räägime selle valemi läbi, mis meil saab aluseks olema. Ehk siis meil on, me kasutame ühte sellist lihtsat valemit, mida kutsutakse ka kasumiaruande põhivõrrandiks. Ja kasumiaruande põhivõrrand kõlab nii, kasum võrdub tulud miinus kulud. Või teistpidi öeldes kogu tulu miinus kogu kulu. Üsna lihtne, eks ole? Nii. Nüüd, kuna me tegime sellise muudatuse, et me leppisime kokku, et me kulud liigitame muutuvateks ja püsivateks, siis me saame kirjutada selle valemi lahti niimoodi, et selle kogu kulu kirjutame lahti vastavalt, et muutuvkulud miinus püsivkulud. Nii, siis on meil võimalik kogu seda asja kirjutada veel laiemalt lahti. Ehk siis me teame, et kogu tulu sõltub kahest asjast. Sõltub müügihinna ja tegevusmahu, ehk siis pakutavate toodete või teenuste mahust. Järelikult me kirjutame lahti, et tulu võrdub hind korda kogus. Nii, muutuvkulud on võimalik meil lahti kirjutada või tuletada siis jälle kahest asjast. Muutuvate kulud nimelt oli see eripära, et muutuvate kulude kogu summa sõltus müüdavate tükkide arvust. Et kui me müüme mitte ühtegi tükki, siis muutuvkulu on 0. Müüme rohkem, siis muutuvkulu hakkab suurenema. Järelikult me saame kirjutada, et muutuvkulud võrdub siis ühe ühiku muutuvkulud, see on siis ühe paketi näiteks meie puhul, korda nende paketide arv ehk tegevusmaht ja miinus püsivkulud. Nii et siis ma kirjutan selle valemi siia veel kord lahti, see meie puhul saab olema niimoodi, et kasum võrdub hind korda kogus miinus ühiku muutuvkulu korda kogus miinus püsivkulud. Selline võrrand saab olema. Ja seda siis nimetataksegi põhimõtteliselt nagu sellesama meetodi põhivõrrandiks või põhivalemiks. Tegemist on siis matemaatikas tuntud ühe tundmatuga võrrandiga. Ja me teeme nüüd niimoodi, et siis kui me tahame nüüd arvutusi teha, siis me miskit asja siit ei tea. Mängult mängime, mingi asja paneme x-iks ja tuletame siit siis x-i. Ja niimoodi me saame leida siis mida iganes, pannes mille iganes x-iks põhimõtteliselt. Nii et veel kord siis, eks ole, me saame panna selleks küsitavaks näiteks kasumi, müügihinna, tegevusmahu, ühiku muutuvkulu või püsivkulu. Üks nendest saab olla kogu aeg x. Ja teisi asju teades me saame siis seda kõike välja arvutada. Nii et veel kord, eks ole, kasum võrdub hind korda kogus miinus ühiku muutuvkulu korda kogus miinus püsivkulud. See on siis meie nii-öelda baasvõrrand. Ja ma teen teile näitena mõned ülesanded läbi ka, vähemalt ühe ülesande, et me saaksime siis sotti ja siis me liigume sealt siis meie selle konkreetse näite peale. Et ma võtan selle sama ülesande, mis mul siin toodud siis on. Et on niisugune näide, et on üks ettevõte, kes toodab arvutilaudu. Ja meil on teada mõningad olulised asjad. Ma kirjutan siia seina peale ka. Me teame seda, et paneme siis kõigepealt, et müügihind, millega lauda müüakse, on 600 eurot või raha. Edasi ühiku muutuvkulu, milleks siis laua puhul on, kujutame ette, et ta toodab midagi sarnast lauda, võib-olla mitte nii lahjat, aga siiski on see materjal, seesama puid siin, mingid lauajalad, kruvid, poldid, muu asi. Selle ühe konkreetse laua tootmiseks kulub tal materjali 360 euro väärtuses. Ja selle ettevõtte püsivkulud kuus, et ta sama tootmist siin hoiab ja et tal siin üldse midagi toimuks,
Need on tal praegu siis 28 800. Ja nüüd esimene küsimus, mida me siit küsime, ilma et me teaksime näiteks, mis seal rohkem kirjas on see, et kui ettevõte müüb 600 euroseid laudu, mille oma tootmiskulu on 360 eurot ja püsikulud 28 800, siis esimene küsimus on see, et mitu lauda peab see ettevõte ühes kuus müüma, et katta kõik kulud, et jõuda sinna kasumi lävele, ehk selle nullkasumi piiri peale. Ja nüüd, kui me võtame siis selle, ma võtan selle eelmise pildi ette siit, võtame selle pildi ette või vaatame selle minu valemit, mis siin on, siis mis on meil X-iks? Ehk kogus, on nii. Nii, aga nüüd kasumit me ka ei tea, või teame? Kasum on 0, just. Kirjutame kasum 0 võrdub, hind on 600, kogus on X, miinus ühiku muutuv kulu 360 korda X, miinus 28 800. Ja nüüd tuleb siis siit X avaldada. Ehk siis need siin kokku on meil 240 X-i, kirjutame teisele poole, miinus 240 X-i võrdub miinus 28 800, X on nende jagatis, miinus miinus on plussi, 28 800 jagatud 240-ga. Palju saate? 120, õige. No vot, nutikad. Ma vaatasin, kas vaatasite, just. Ehk siis vaja on toota 120 lauda, et olla nullis. Kui see ettevõte müüb 121. laua, siis teenib kasumit. Palju ta kasumit teenib siis? 140 eurot. Ehk siis ta lahutab 600-st 360, just õige, jah. Ehk püsikulud on kaetud ja teenib selle vahe, mis tal on siis selle konkreetse laua hinna ja muutuvkulu vahe, eks ole. Selle meetodi puhul peab ühte asja arvestama, et matemaatika töötab siin suurepäraselt, aga ühel hetkel tuleb nagu loogika vastu. Ehk näiteks oletame, et teine asi, mida me saame siit arutada näiteks, me saame arutada sama meetodi, sama valemi alusel mingisugust oodatavat kasumit. No näiteks, eks ole, et kui see ettevõte tahaks saada, ütleme, et tal on praegu 0 kasum, aga ütleme, et tahab saada 10 000 kasumit, 10 000 eurot kasumit, siis me kirjutame selle valemi niimoodi. Kasum ette kirjutame 10 000, see võrdub, jällegi nüüd kogus on meil X, eks ole ju, kirjutame 600 X-i miinus, mis ta oli, 360 X-i miinus 28 800. Nii, see annab 240 X-i, viime 240 X ühele poole, teised teisele poole. Ehk siis X võrdub, miinused kõik plussiks, 38 800 jagatud 240-ga. Nii, no mis siit tuleb huvi pärast, keegi oskab arutada. Ütleme nii, 162 lauda. Nüüd, milles on probleem? Me võime ka siin arutada näiteks, et teeme, vaatame arvutust ära, et kuule, siit võib ju kasumit saada küll, paneme ka 10 tonni kasumit. Aga probleem on selles, et ühel hetkel tuleb meil see püsikulude piir vastu. Eks ole ju? Et me ei saa samasuguste püsikuludega müüa näiteks 10 paketi asemel 100 paketti. Eks ole ju? Siin kasvavad kõik asjad, nii et ühesõnaga selle arvutuse puhul matemaatika töötab väga hästi, aga mingil hetkel tuleb loogika vastu, nii et aga seda me saame arvestada. Ja kogu seda asja on võimalik siis teha nüüd kas sellise pika valemiga või teine variant on, mis siis on kasutusel sellised lühivalemid. Ehk siis kasumi läbi, siin on kirjas naturaalühikutes ehk tükkides, võrdub alati püsiv kulude ja ühiku piirkasumiga. Mis asi on ühiku piirkasum? Ühiku piirkasum on ühiku müügihinna ja ühiku muutuvkulu vahe. Nii et ma saan kirjutada siia sellise valemi.
kasumi läbi tükkides võrdub püsikulud jagatud hind miinus ühiku muutuvkulu. Ja alati töötab, eks ole. Meil on vaja teada ainult, palju meil on antud projekti või antud mingi asja püsivad kulud, mis on müügihind ja milliseks kujuneb siis see konkreetne ühe toote või ühiku müügi muutuvkulu. Okei, ma näitan ühte arvutust veel, mille ma sisse kirjutan teile. See on ohutusvaru. Ohutusvaru on see varu, mis tasub teile välja arvutada siis, kui me nüüd näiteks teeme eelarve, pärast hiljem, eks ole. Teeme eelarve ja eelarves me planeerime ju ikkagi mingi kasumi sisse. Ja nüüd kaks asja, mida me arutame, mida me peaksime arutama, on siis see planeeritud käive, see, mis me siis oma eelarvega planeerime. Ja teine asi on siis selline asi nagu müügikäive kasumi lävel. Ehk siis see on see null kasumi piiril olev käive. Ja nüüd ongi see asi, et on olemas selline mõiste nagu ohutusvaru, mis siis näitab seda, kui suur on meie puhver selleks, et meil käive võiks kukkuda mingis osas.